Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Tere, Eeva! Mul on väga suur rõõm, et sa võtsid minu kutse vastu tulla rääkima ka seksuaalsusest. Tere, Marge, aitäh kutse eest. Ja nii tore. Ja mul tuli üks esimene küsimus pähe ja vaatame, kus see minema hakkab. Ma tean, et sa oled ka rääkinud Matrixi filmist ja et see on selline pooldokumentaal oma väikeste lisadega. Aga mõtlesin, et ma korra küsin sinna, et ma olen vaadelnud, et Neo ja Trinity suhe, et kui minu jaoks see Trinity on seal selline naisaspekt, kes usaldab, usub, on intuitiivne, ta uskus juba Neosse enne, kui Neo ise uskus, et ta on see üks nii-öelda. Kas sa oled seda poolt kuidagi või kuidas sina näed seda suhet nende vahel või mis mänge nad üldse seal mängivad? Väga huvitav küsimus, seda ma ei oleks küll osanud oodata, et sa Matrixi tood siia esimesse kohe algusesse või üldse sellesse teemasse, aga täiesti loomulik muidugi nüüd, kui sa ütled. Noh, kõigepealt, kui nüüd kohe sisse sukelduda, siis kui me mõtleme nii, et nende vaheline suhe, siis see teatud mõttes võib eeldada, et neid on kaks, eks. On üks ja siis on teine ja siis nende vahel on suhe, naisaspekt, meesaspekt. Aga nii palju, kui ma olen näinud, nii kaua kui vaataja, kuulaja jaoks inimeses endas ei maandu päriselt see mõistmine või arusaamine, mitte mentaalselt, vaid siis päriselt keha tasandil niimoodi, et ta teab, mitte ei mõtle sellest, et ta saab aru, vaid ta teab ja tunneb seda, et eraldatust ei ole olemas. Siis me võime ju nende suhet uurida, aga see on siis iseendaga suhte uurimine. Eks, et mis seal toimub. Ja jah, inimesed räägivad naisaspekt, meesaspekt ja miks mitte, eks igaüks räägib täpselt sellest, mis talle tulnud on nagu rääkimiseks või siis edasiandmiseks või kuidas ta seda näeb enda punktist ja alati on sellel oma koht, sest kõigil on oma koht. Sellist asja pole olemas, millel kohta ei oleks või mida poleks mõtet jagada. Aga ma näen seda teistmoodi, et ei ole mitte suhe mehe ja naise vahel, kuigi inimtasandil see paistab ju nii olevat. Ja seksuaalsuses samamoodi. Aga ometi inimesed kogevad, nagu ma isegi olen seda enda elus kogenud ja kõik teavad, millest ma räägin, kes on oma seksuaalsust natukegi uurinud või huvitatud olnud sellest, mitte siis ainult väljapoole, vaid ka sissepoole seda uurimast, et suhted mitte ainult erinevate partneritega on ka seksuaalsus, nendega avaldub erinevalt, vaid sama partneriga erinevatel hetkedel või ajaperioodidel või kogemustes või kokkupuudetes on täiesti erinevad. Kuidas see võimalik on? Ainult sellepärast, et ise muutub. Ehk see mina, kellega ma kogu aeg suhtes olen, minu suhe iseendaga ja sama asi reaalsusega muutub. Nõus. Jah, nii et selles mõttes mis su küsimus oli, et kuidas ma näen? Et ütleme, et kui mina nagu siin täna oma kogemuses, et ma näen seda mõnes mõttes, et Neo ja Trinity on põhimõtteliselt, neid saab vaadelda nii, et nad on ka nagu üks. Et ongi nagu, et seal ei pea olema seda, et eraldatust nii-öelda, et on nagu mees, naine, et on lihtsalt neo-naisaspekt, või nagu ühe olemise naisaspekt, on ju. Ja lõppkokkuvõttes mulle jääb selline mulje, et suures plaanis ei ole väga enam vahet sellel, mida me siis, et ei ole nagu õiget või valet, vaata, et peabki olema mees-naissuhe, võibki võtta ju nagu ainult läbi enda. Jah, sest kõik teised suhted on ka täiesti kehtivad suhted, ei ole ainult meeste ja naiste vahelised suhted. Täpselt, on ju. Ja et seal Trinity, mulle kuidagi, ma ei tea, mul seda filmi vaadates midagi seal enda jaoks klikkas ära, aga ma ei ole ära sõnastamises alati kõige parem. Sellepärast on nii hea meel, kui tulevad siia külalised, kes seda võib-olla oskab mulle endale ka paremini teinekord sõnastada, on ju. Võib siis niimoodi läheneda sellele näiteks näha nii, et kui mitte ainult nemad ei ole eraldi enam, vaid on üks, et me ei mõtle, et see on ühe
nagu mingi inimese erinevad aspektid või nii, vaid võtame neid mõlemaid kui teadvuse seisundeid. Ja nüüd inimesed tihti või teadvuse olek, inimesed tihti mõtlevad, et kui ma räägin teadvuse seisundist ja olekust, et siis see on ühe inimese muutunud teadvuse seisund, mis ei ole üldse sama asi, see ei ole see, mida ma mõtlen. Kõik on tegelikult teadvuse olek. See, et sina mind siin koged endaga rääkimas, on üks teadvuse olek. Kõik reaalsuse kogemised on teadvuse olekud. Ja muidugi võib seda juppideks jagada, võib vaadata suurt pilti vaadata, kõik need on teadvuse olekud. Ehk kõik on lihtsalt teadvuse olek, sest midagi muud kui teadvus, kui sellist ei ole olemas. Ehk ta mahutab enda sees kõike, kõik mis on, inimesed kasutavad lihtsalt eri sõnu selle kohta. Jumal, teadvus, suur vaim, mida keegi tahab öelda, eks, ja kui vaadata selle pilguga, et kõik räägivad samast asjast, mitte eeldada, et nad ei räägi samast asjast, siis hakkab see väga lihtsaks muutuma ja see müra kaob sealt ära, et kõik need detailid ei ole enam nii olulised. Inimesed ei näe mitte vasturääkivusi selles, vaid ka seksuaalsust uurides või sellest rääkides või tunnetades on selles on kõik koodid olemas, sest igas osas on kõik. Kõik sellest, mis on. Kõigest, mis on. Holograafiline. Ja, okei. Ei, see ongi see, et jaa. Tekib ära tundmine, et ma tean küll sellest, ma tean ju täpselt, mida ta räägib, ma teadsin ennem ka, aga ei tekkinud nii täpset tunnetust võib-olla või siis sellist pilgu selgeks minekut. Jaa. Selles mõttes ma ütlen alati, et ma ei räägi ka oma tasulistes ruumides või kuskil, kuhu inimesed siis äratundmise peale sisse astuvad midagi uut, ehk ma ei õpeta mitte midagi, inimesed ütlevad, et ma õpetan ja ma ei õpeta, ma aitan neil mäletada seda, mis on mingis osas nendes juba, mitte juba, vaid alati olnud, aga nad on selle unustanud või ei ole teadlikud sellest. Ja sellepärast on see selline tunne nagu koju jõuaks, kui mingi klikk ära käib. Ma olen ju tegelikult kogu aeg kuskil teadnud, aga ma olin vahepeal nagu mingi unenäos, et ma ei tea. Ja siis, kui nüüd läheme tagasi Trinity ja Neo juurde, siis nagu see, mida inimesed võib-olla näevad selles filmis väga, väga hästi või otse, sest see on seal ka selgelt näidatud, just see, mida sa ütlesid, et Trinity, sa ütlesid, et uskus temasse. Ma ütleks veel nagu sügavamale vaadates, et tal oli absoluutne teadmine. Ta teadis. Ja see on väga erinev uskumisest, kui sa seda tunnetad. Sul ei ole vaja uskuda. Uskumine on justkui, nii nagu inimesed seda tavaliselt mõistavad, et ma pean nagu hoidma või mingi nagu aktiivne tegevus. Mingi see ma kas usun või ei usu, et sul on nagu variant, et üks päev sa usud, teine päev sa ei usu, kui tugev on su usk, usaldus, siis hakatakse kohe libisema sellest, sest nad hakkavad mõtlema sellest, inimesed üldse siis, eks, kas ma usun või ma ei usu, millesse ma usun, aga kui sul on teadmine, näiteks teadmine sellest, et siin selles elus sa oled naine. Ütleme, et see on sulle absoluutne, sest inimeste seega muutub selles elus. Praegu on kõik väga suures muutumises, eks. Me oleme just sellepärast, et me oleme sellises ajas, aga ütleme, et sul on see teadmine. Kas sul on vaja uskuda sellest, et sa oled naine? Ei ole. Üks päev usun, teine päev ei usu. Sa isegi ei protsessi seda infot üldse niimoodi, see muutub absurdseks, selle sõna kasutamine. Ja mina tajun seda, kuidas Trinity seal näidatud oli selles filmis, aga muidugi on seal enamat kui see, mida igaüks näeb, igaüks näeb erinevalt seda. On, et tal oli absoluutne teadmine, ehk tema ise on selle absoluutse teadmise kehastus või nagu sümbol seal filmis. Ja tema ju tegelikult midagi ei teinud otseselt, et ta, võib öelda, et tegi ja ei teinud, aga et see absoluutne teadmine, tema, see, mida ta paistis tegevat, mida ta mingil hetkel võib-olla ütles või kuidas ta oli selle loomulik väljendus. Kui ta seda ei kohandanud, kui ta ei üritanud seda kuidagi muuta või tagasi hoida või enda veel jõudu kasutada, et see paistis temast igal pool välja. Seal on neid kohti küll selles filmis, kus see absoluutne teadmine oli kogu aeg seal, ka siis, kui seda teised nii-öelda proovile panid või see teisi ärritas, eks ole, seal on see Cypher vist, kes oli trigerdatud. Loomulikult alati on keegi trigerdatud, kui kellelgi on absoluutne teadmine, sest see on mängu nimi lihtsalt. Niimoodi me üksteist äratamegi ja aitame seda koduteed ära tunda, mis on kogu aeg meie sees, on see kodu olemas sagedus. Ja nüüd, kui Niot vaadata, siis tal ei olnud seda absoluutset teadmist. Tal oli ju pärast oraakli juures käimist tegelikult vastupidine teadmine, mis ometi toimus täpselt selle jaoks, mis pidi toimuma, et kõik oli alati perfektne, täiuslik selles mõttes, mitte nagu perfektsionistlikult, aga täiuslik, nii nagu kõik kogu aeg on alati. Ja selles mõttes ei olnud vahet, tal ei olnud vaja seda absoluutset teadmist, sellepärast, et tema
muutus selle nagu mateeriasse toomise kanaliks siis, mis oli Trinity absoluutne teadmine. Kui ta lihtsalt oma puhtale impulsile ütles jaa ja tema puhas impulss oli päästa Morpheus, mitte säilitada ennast. Et see tundub paradoksaalne, ehk ta justkui oleks ohverdanud enda, aga ta tegelikult ta ei ohverdanud midagi. Jah. Jah. Aga kui nüüd korra mina ikkagi oma inimmargena veel küsin, et kuidas sina näed nüüd, kui sa ka räägid hästi, oled rääkinud, ma täna enam ei tea, läbi raha, on ju, et raha ja seksuaalenergia või loomisenergia, et seal mina ei näe või taju seal väga nagu mingit vahet, need on erinevad võib-olla nagu väljendused, aga energeetilises mõttes on see loomisenergia, see on hästi-hästi sarnane. Et või sa ei ole nõus? Või sa... Ma isegi üldse läheneks sellele teistmoodi, sest ma ei näe niimoodi, et on rahaenergia, seksuaalenergia, siis on loomisenergia, et inimesed armastavad või neil on kaldus, sellepärast kuidas meil asju seletatud on, sõnad on sildid ja siis nad panevad need asjad sahtlitesse. Aga energiat ei saa juppideks teha, sellepärast et energia ei ole see asi, mis mahub kuskile tassi. Inimesed sageli endast teadvustamata mõtlevad, ja ma isegi ei mäleta, kas ma olen ise niimoodi mõelnud sellest, vist ei ole kunagi tajunud, et energia oleks justkui mingi kogusega mõõdetav asi või kellel on rohkem energiat, kellel on vähem energiat. Aga see on puhtalt vibratsioon. Ehk kas vibratsiooni on rohkem või vähem, on natuke nagu veider öelda. Eks? Küsimus on selles, kui puhas on see signaal ja puhtuse all ma mõtlen seda, kui vähe on selles müra ehk vastukäivust. Näiteks kui inimene, ta energia on sellises olekus, ehk ta võngub, oma algolemuselt oleme lihtsalt võnge, sellel tasandil, kus praegu on asju kõige lihtsam seletada. Räägime nii, nagu praegu siia tuleb, see võib minna ka sügavamaks ja keerulisemaks, aga seda pole vaja praegu. Siis kui me vaatame ennast võnkena või tunnetame niimoodi, siis ei ole rahavõnge, seksuaalvõnge, loomisvõnge, vaid on üks võnge ja nüüd, kui inimene on näiteks endas ära tundnud, soovide kujul me hakkame ennast päris olemust ära tundma, see, mis on meie jaoks loomulik, tundub nagu jupp haaval, aga tegelikult võib minna palju nagu otsemat teed pidi, ei pea niimoodi jupitama, siis et on ära tundnud, et tema jaoks on loomulik, et raha on külluses vabalt. Mida iganes see kellegi jaoks tähendab, see on individuaalne ja ütleme, et ta senine kogemus reaalsuses on selline, et tal ei ole seda vabalt ja nüüd tal tekib äratundmine, et tema jaoks on loomulik, et seda on vabalt. Siis kui keskenduda mingisugusele raha energia tervendamisele, siis ta mõtleb, et tal on nagu ühes osas on ta energial midagi viga nii-öelda või et seal on mingisugust haavad, money wounds, rahahaavad, mida inimesed teevad, plokid, traumad, teadvustamata, et see töö endaga või tegevus endaga võib olla lõputu. Kui ta ei identiteedi tasandil lihtsalt ei lõpeta enda pidamist selleks tegelaseks, kellel ei ole raha, kelle jaoks on normaalsus, et raha on piiratud. Ainuke viis, kuidas me üldse reaalsust teistsugusena kogeme, on see, kui me vahetame positsiooni teaduses. Ma räägin sellest viimasel ajal järjest rohkem, sest et inimesed on selleks valmis nüüd rohkem kui varem. Ja lihtsam on mõista, et positsioon informeerib identiteeti. Ehk kui sa mõtled endast nagu margest, kellel on rahaga väga avatud suhe. Loomulik, seal ei ole mingisuguseid vastukäivusi, takistusi, see on sinu jaoks nagu õhk umbes kogu aeg olemas, ma ei pea sellest mõtlema, võin sellest mõelda, kuidas sa sellest mõtled on väga erinev, kui sa ei näe seda piiratud vahendina, piiratud nähtusena. Eks? Ja nüüd sellega kaasneb teatud identiteet. Ja selle all on positsioon, eks sinu jaoks on, kui me võtame teadvust nagu kaarti, kus kõik reaalsused on peal, siis sa oled selles nii-öelda energeetilises mullis, ütleme siis sageduslikus mullis, lihtsam mõista, kus sellele vastav reaalsus on sinu jaoks täiesti loomulik. Raha on igal pool kogu aeg. Ise uueneb.
mõtlema sellest, mida ma pean tegema, et kuskilt raha tuleks, mida ma peaks müüma, missugust väärtust ma peaks välja panema, mida inimesed, kuhu tööle minema, mida mul on vaja, kuidas ma jõuan punktist A-st punkti B-sse. Sellepärast, et kui see on sinu jaoks, nii nagu kui sa oled naine, eks sa oled, ütleme, absoluutsest teadmisest näitena kasutame seda, siis sa ei mõtle sellest, kuidas saada naiseks. See tundub naljakas. Sa tead, et sa oled. Jah. Ka siis, kui sa ei saa kogu aeg väljastpoolt sellele kinnitust, kui sa ei käi peeglis kontrollimas, kas ma ikka olen naine või olen ma mees täna. Sa tead sellegi poolest, eks. Sa vahet ei ole, sa võid panna meeste riided selga. Jah, aga ma tean, et sa tead, et sa tead. Ja sa ei mõtle sellest, kas sa tead. Ja sa ei afirmeeri midagi ja sa ei kasuta mingisuguseid tehnikaid, sulle vaja mingeid haavu parandada selleks, et naiseks saada. Eks? See kõik kaotab oma mõtte, kui sa oled päriselt selles kohas ja siin ei ole enam vastukäivusi. Ja sama toimub rahaga, kohe jõuame seksuaalsuse juurde ka, sest, aga see oli väga hea küsimus, kui ma nüüd kärin tagasi natuke, et erinevad energiad või loomise energia. Inimesed arvavad, läheb nüüd tagasi selle raha juurde kõigepealt nii, et rahapositsioon ka, et kui nüüd oletame, et sa oleksid teisel positsioonil teaduses, kus raha on piiratud, siis vahet ei ole, palju sa mõtled millestki, kui sa ei lase sellel positsioonil muutuda loomulikult või sa teadlikult seda ei muuda, su identiteet ei muutu, ehk see vana identiteet peab kustuma, sa ei saa olla kaks vastukäivat mees ja naine korraga, eks, et noh, see on, erandid alati on olemas, aga me räägime praegu nendest selgetest juhtumitest siin, selles näites, siis su reaalsus on ju erinev, kui su jaoks on absoluutselt tõene, loomulik, et raha on piiratud. Paljud inimesed elavad nii, sest neil on öeldud seda. Raha on piiratud, nad on selle väljast omaks võtnud ja kuni nad seda suhet iseendaga, mis on tegelikult raha, on ka lihtsalt üks minu enda väljendus, minu mitte kui inimese väljendus, selle keha väljendus, vaid minu kui teadvuse väljendus. Eraldatust ei ole olemas, kõik on lihtsalt erinev, veidi erinev minu enda väljendus. Ja siis selle positsioonid, kus raha on piiratud, vahet ei ole, palju mõtlemist muuta, see on, inimesed üritavad seda teha. Kunagi ise ka püüdsin. Väga väikeste efektidega, need efektid on ajutised. Just sellepärast, et see on nagu jõuga loodud tulemus. Ja seda saab teha. Aga selle tulemuse alles hoidmiseks, mis on siis, et me näeme mateerias ka raha on, tuleb jätkata seda jõukasutust. Sellepärast võib ehitada väga võimsaid ettevõtteid, suuri käibeid ka sellest positsioonist, aga see on lõputu alalhoidmine. Ja siis, kui teha seda teadlikkusega, mis ei tähenda seda, mida inimesed sageli teavad, vaid päriselt selle mõistmist, kuidas muuta suhet reaalsusega. Need baasparadigmad peavad muutuma, sest et need enamasti on need, mis hoiavad asjad lukus, mitte need peal olevad uskumused, mida inimesed ka, üks uskumus, teine uskumus, kolmas uskumus, ma olen väärt, kõik need asjad, see on kõik pinnavirvendus. Seal all toimub midagi palju põhjapanevamat. Ja kui need muutuvad, siis on kõik imelihtne, sellepärast et samamoodi nagu sa ütlesid, sul ei ole vaja uskuda ega kasutada mingeid tehnikaid selleks, et olla täna ka naine. Sa lihtsalt oled. Ja sa ei mõtle sellest. Ehk siis need kaks positsiooni on erinevad, nüüd kus me jõudsime, et seal all ei ole tegelikult mingit rahaenergiat kui sellist. Ja. Kas see tundub sulle nüüd ka loomulik, kui sa seda niimoodi kuulad? Sa hakkad nägema teistmoodi, eks asju. Ja samamoodi seksuaalenergia, inimesed ütlevad, et nad kasutavad seksuaalenergiat loomises. See on lihtsalt see, kui ta on mingisuguse lihtsustatud, kui me võtame sealt selle seksuaal eest ära, siis elusse ja iseendasse ja jah, ka oma inimesse armunud olemine, ma ei mõtle sellist egotistlikku armunud olemist, mis vajab kogu aeg väljaspoolt kinnitust, et ma olen nii kaunis ja kas kõik ikka näevad seda, mitte seda, eks, vaid sügav armastus, mis on meie eksistentsiga sama sagedus, elu vastu, lihtsalt sellepärast, et ma olen see tingimusteta armastus ja tingimusteta õnnetunne, põhimõtteliselt väga sarnased, eks tundelt. Siis sellest kohast, kui me võtame nüüd selle seksuaalsuse sõna eest ära, sa tunnedki ennast kogu aeg ka väga seksuaalsena, sest et see on meie loomulik olek, mis ei tähenda, et joostakse ringi partnerit otsides, sest et see vajab kuidagi füüsilist mahalaadimist, vaid see
ütleme siis energiavool, mida inimesed kogevad energiavooluna läbi enda, et sul on elujõudu palju, et sa tunned ennast energilisena, aga mitte kogu aeg ühtemoodi loomulikult, see on ebaloomulik. Võid olla ka väga rahulik sellegipoolest, eks sügavalt sa tead, et sul on energiat ja seda rõõmu, mille loomulik väljendus on siis su elus, eks teed midagi, ütled jah sellele impulsile, mis sulle tuleb, siis see on väga sarnane sellega, kui me ennast seksis tagasi ei hoia. Minu kogemuse põhjal ja see, kuidas ma seda näen. Ja kus me nüüd sellega jõudsime? Tekkis siin jooksu pealt üks uus küsimus juurde, et vaat sa ütlesid, et kui ei ole vasturääkivusi, et seksuaal selles, ütleme seksist rääkides, nagu rahast on hästi palju tabusi, vaata me korraga enne seda teemat põgusalt puudutasime, et oled sa ka märganud või et esiteks, et kust tulevad nii palju neid vasturääkivusi, ma mõtlen juba ühiskondlikud, et kui nagu väike laps sünnib, et meil hakatakse ju kuidagi peale ühiskonna poolt, vanemate poolt, eelnevate lugude poolt, et kuskilt tulevad need vasturääkivused, et see ei, mina tajun, et seksuaalenergia suures pildis ei ole selline nii, nagu ta võiks olla puhas, et meil on siin, ma ei tea, pornograafia, nagu kõik muud asjad, mis natuke seda nagu mõjutavad seda päris puhtalt voolamist, et me saaksime elada nüüd nii, et selles olekus kogu aeg, nii et seal ei ole mingit mahalaadimise vajadust, ei ole mingeid lugusi, ei ole seda ego poolt, on ju. Et kuidas sina näed, et mille pärast või kust kohast need üldse tekivad meil? Sa tegelikult ütlesid ju selle ise ära, aga ma ei ütleks nii, et hakatakse peale suruma, sest ega keegi tahtlikult, inimesed ei tea, mida nad teevad, kui nad ütlevad oma lastele, et vot sa ei tohiks nii teha ja naa teha, sest nad lihtsalt kordavad automaatselt seda, mis on nende enda omaks võetud tingimused olemisele. Nagu edasiantav programm. Ja see on teadvustamatu. Ja kui inimestega rääkida, teatud näiteks individuaalselt töötades või üks-ühele suheldes, aga isegi ka grupi kogemustes ma näen seda väga selgelt, miks mul on väga lihtne teha seda, mis ma teen, et inimene ise ei tea, mida ta räägib, ta läheb täiesti teise olekusse, et on teadlik, mitte teadlik ja kui pärast küsid, siis ta ei tea, et ta ütles seda. Ta ei kuule ennast. Või siis ka, kui ta ütleb seda, siis see tundub talle nii absoluutne tõde, mis süsteem, tema enda sisemine süsteem on niimoodi seadistatud, et see kaitseb ennast ja ta ei ole nõus sellest loobuma. Mitte, et ta peaks sellest loobuma, aga tegelikult see ei tee talle muidugi selles mõttes endale head, et see on tingimus tema olemisele. Ja see on väljastpoolt omaks võetud. Ükski laps ei ole oma seksuaalsusega nii-öelda ristis või pahuksis, aga meile õpetatakse, mis on vale, sa ei tohi seda teha, see ei ole ilus, see on kole, eks, ja mitte ainult vanemate poolt, vanemad on ju väga väike osa, et kõik, kellega lapsed kokku puutuvad esimesest hetkest peale ja sageduslikult tähendab see seda, et ta isegi võib-olla ei kuule sõnu või ei näe pilte, aga ta loeb. Beebid on ju super antennideks ilma igasuguste filtriteta. Nad loevad ka vanemate allasurutud mustreid. Nüüd sellesse ei maksa liigselt kinni jääda, sest inimesed, ma olen näinud, kuidas nad siis ennast nii kettasse tõmbavad sellest, et nagu ütlen kettasse sellega, et nad hakkavad rullima selles, et nüüd ma pean tervendama kogu oma suguvõsa asja, siis selle asemel, et olla olevikus ja otsustada, et see ei ole minu asi teha, et see, kui sa otsustad, et sa oled teisel positsioonil, teises reaalsuses, siis need asjad ei ole enam selles reaalsuses sinuga kaasas. Ja see tähendab, et sa lased ka teised nii-öelda vabaks, mitte et nad kuidagi oleks sinu poolt vabastatavad, aga sa näed nendest teisi versioone, kellel ei ole neid mustreid ja siis toimuvad üleöö, on täiesti võimalik ja pidevad kogemused mu klientidele, et üleöö toimuvad nihked partneris, abikaasas, lastes, vanemates ja need on nagu loogikaga seletamatud. Aga alati seletatavad sellega, et tema ise lihtsalt otsustas, tea küll, ma ei ole enam see. Ta tegi sellega rahu, mitte sellisest emotsionaalselt laetud kohast, kus et ma enam ei taha olla see, sest see on vägagi aktiivne olemine, vaid lahti laskmine, rahu tegemine ja siis neutraalsest olekust saab vahetada positsiooni ja otsust teha. See on tegelikult otsuse tegemine. Vahel teadvustamatu, vahel väga teadlik, aga ilma selleta ei toimu midagi. Nüüd uuesti sellest, et kust need siis tulevad väljast poolt. Meedia, filmid, raamatud, keegi lasteaias rääkis,
eks. Mhm. Sa näed kellegi, näiteks vaatad kõrvalt olukorda, mis on nüüd 5 meelega jälgitav asi, väiksena, suur osa asju tuleb väiksena meile, sest me oleme siis niivõrd svammina programmeeritavad, me ei sea üldse neid küsimuse alla, sest meil pole endal seda suhet reaalsusega veel sellist moodustunud, mis ütleks, et vot see on nii, see on naa, me võtame lihtsalt kõik omaks ja sellepärast on nii-öelda oma keskkonnavili sageli inimene alguses, et õpib olema see eraldatud inimene, et ta pärast saaks mäletada, et ta tegelikult ei ole. Ja nüüd kõik, mis ta jälginud on, näiteks näeb kõrvalt, kuidas üks laps midagi tegi, eks, ja kasvataja või keegi teine täiskasvanu või kolmas laps, kellel oli juba kujunenud mingi arusaamine, vaatas sellise pilguga, et see ei ole okei. See võib olla murdosa sekundit ja see on salvestatud kui ebasoovitav käitumine. Aga kui see on tema jaoks loomulik, näiteks seksuaalsuse avaldumine, enamasti on ju need keelud ja käsud kõik mingid lood lihtsalt. Need ei kahjusta mitte kedagi, inimese seksuaalsus ei kahjusta kedagi, kui see ei ole muutunud destruktiivseks. Just selliseks, et tal on vaja enda või teiste peal jõudu kasutada. Ja ma mõtlen nagu siis sellist, ma ei mõtle füüsilist jõudu ainult, ma mõtlen teistsugust jõudu siin, eks, et siis ei kahjusta kedagi, aga ometi inimesed ei lase enda seksuaalsusele olla nagu voolata vabalt, sellepärast, et ta on kuskilt midagi kuulnud või omaks võtnud ja ta isegi ei oska seda küsimuse alla seada, et võiks teisiti olla. Ja siis võib selle täiesti kinni keerata, sellepärast, et nad kardavad, et äkki seda on liiga palju. Kus ma selle panen? Sellel on tagajärjed, kui ma lasen endal olla, sest nad arvavad, et see peab kohe leidma füüsilise väljenduse nagu kellegagi kuskil. Aga see ei ole üldse see tegelikult, mis toimub, et kui lasta see energia liikuma, siis reaalsus energia. Tegelikult on see siis see, et eemaldada need vastukäivused just sealt ära, et energia ei ole selles mõttes nagu füüsiline laine, kuigi me tajume seda kehas võib-olla niimoodi, see on tegelikult sageduse muutus ja võib-olla ka, ütleme siis, võimsuse muutus, selle võnke võimsuse muutus. Et kui me mõtleme lainest, siis kui tal on, võnge on laine, eks oma olemuselt, kõik on lainetus, nüüd kui seal on vastukäivused, siis need tõmbavad selle tugevuse maha, selle laine kõrguse. Ja sellepärast on tunne nagu ei oleks elu jõudu ja kustub ja sest et on mitu erineva tooniga lainet. Üks on loomulik, teised ei ole. Ja need on need vastukäivused nagu staatika raadiosignaalis näiteks või telepildis. Ja nüüd müra lihtsalt, jah. Ja nüüd, kui need eemaldada sealt, siis jääb alles puhas laine ja see tähendab, et see võimendub loomulikult. Ehk see võimendub, lainetab suuremalt, me tajume justkui suuremat võnget kehas. Et mul on päris mitmeid kliente olnud ja eriti naised räägivad meeste käest. Ma olen tegelikult ka kuulnud, ma mõtlen praegu, kes on jaganud seda, et me ei tegele üldse seksuaalsusega otse, vaid nende päris olemusega. Ja sellega, mis parasjagu sealt siis paistab just, alati on see uks otse sisse, sinna nende enda sügavamasse olemusse ja siis hakkavad toimuma seksuaalsuse osas muutused ja nad ütlevad, et ma ei tea, mis toimub, aga ma olen kogu aeg nii erutatud. Ja alguses on see lihtsalt võõras, et tekib võib-olla nagu mingi võõristus või et appi see pole mina või kuidas ma seda haldan, et on nii palju seda, aga nad on seni olnud selle lihtsalt alla surunud. Ja see normaliseerub selles mõttes, et keha õpib, nad ise kohanevad sellega, õpivad seda ilma vastupanuta endast läbi laskma ja see on ju hea tunne tegelikult, sellega ei ole midagi valesti. Et saab olla täielikult rahus ka niimoodi ja lihtsalt tunda, kuidas sa sädeled üleni. See on meie loomulik olek. See alla keeratus siis tegelikult on ju siis, et kui ei ole veel eraldi neid erinevaid energiat, siis ta on nagu üleüldine olemus on ju, et siis selle kavarduvad nagu nii kõik. Jaa, täpselt, just sellepärast muutuks üks olemine. Nii et ei ole rahaenergia, seksuaalenergia, inimene ise võib-olla tajub seda niimoodi, sellepärast, et tal on võib-olla kergem seda kuidagi niimoodi mõista. Eks siis ta paneb need sildid sinna, see on täiesti okei, eks igaüks leiab oma tee, aga oma olemuselt ei ole tal kuskilt sahtlit, mis ütleb, siin on mu rahaenergia, eks ja teisest kohast jookseb energia läbi, aga sealt kohast ei jookse läbi, et kui võnge on üks, ilma selle võnge olemata teda ei eksisteeriks. Just. Sa tõid ka enne selle paari korra, või õigem ma toon praegu ise sisse,
et paarisuhe on ju ka minu arust hästi äge peegel endale, et ma olen sellest juba ammu aru saanud, et mul ei ole võimalik mitte kedagi väljapoolt muuta, ükskõik kui palju ma olen tahtnud muuta kedagi kunagi, et oi, kui ta oleks, aga siis ma saan aru, et kui mina enda sees, nüüd sa nagu sõnasid hästi ägedalt ära, et kui ma võtan teise positsiooni, siis võib-olla, et järgmine päev ma vaatan, et issand, vau, nagu uus mees, et tegelikult on nii äge ju sama, sa tõid korra sisse selle seksuaalsuse, et sa võid ühe sama inimesega kogeda ju täiesti erinevaid suhteid inimesi ja sellega veel mingi hetk on minu arust täitsa tore isegi nagu mängida. Noh, et mina olen vahepeal nagu hakanud nagu mänguliselt mõtlema, et issand, võt, äge oleks see ja siis lased sa kuidagi lahti ja vaatad, et mingi hetk see realiseerubki või vaatad, issand, kaaslane tegidki seda, mida ma tegelikult mingi hetk mõtlesin, et issand, kui huvitav oleks näiteks kogeda seda nagu. Jaa, absoluutselt. Ja see on tegelikult ainult selle efekt ehk tagajärg, mida sa just kirjeldasid. Et sa ise muutud ainult sina, selles mõttes, et muutub see, mis positsioonil sa oled, eks, milline versioon endast sa oled. Me ei näe kunagi mitte seda, mis on see teine inimene, sest temast on samamoodi palju versioone, vaid enda versioonile vastavat teist inimest. Ja paljud mõtlevad, et me oleme siis täpselt üks ühele. Ei, aga kui sa eeldad, et su partner on selline, siis täpselt seda sa näed. Inimesed lihtsalt enamasti ei teadvusta, et see on nende enda eeldus. See on nii sügaval peidus, eks teadvustamatu. Ja nad arvavad tihti, et nad eeldavad vastupidist, aga tavaliselt on see, et nad tahavad vastupidist või sellest erinevat. Konkreetselt, et näiteks, miks ei ole füüsilist lähedust, keegi ütleb, ja et tema ju tegelikult teadlikult tahab, et oleks füüsiline lähedus, aga oletame, et partneriga on parasjagu selline periood selle partneriga, kus ei ole füüsilist lähedust. Ja siis tegelikult ta on aktsepteerinud tõena, et tal ei ole füüsilist lähendust. Põhjused ei ole siin olulised, eks, vaid see on see nagu paigal olev põhjus. See on tema positsioon teadvuses. Ja siis ta tahab ja üritab tervendada seda suhet, aga seal ei ole midagi tervendada, on lihtsalt vaja kolida teise positsiooni, nagu sa ütlesid. Ja siis võib juhtuda, et ilmub nähtavale reaalsuses see versioon tema partnerist, kes on füüsiliselt lähedane, aga selle niipea kui hakata seda otsima, siis muidugi on jälle lahkutud sealt positsioonilt, sellepärast just nagu naine olemisega, nagu me enne rääkisime, et sul ei ole küsimusi selle kohta, sa lihtsalt tead ja oled, sest sisemine reaalsus on tegelikult ainuke reaalsus, mingit välist reaalsust kui sellist ei ole olemas, see on lihtsalt väljapoole kiiratud sisemine reaalsus, mida me kogeme, aga see tundub nii tõeline ja siis mõtlevad, ei, et ikka need on ju kaks eri asja. Ei ole. Ja ei saa siis matemaatilise täpsusega öelda, et vot see inimene nüüd on siis, kui mina olen ka selline selle väljendus, kes mina olen otsustanud olla ja päriselt olen. Sellepärast, et selles mängus on niimoodi seatud, et see võib olla mõni teine inimene, kes seda siis kehastama tuleb. Meil ei ole ikkagi nii-öelda isikute üle kontrolli, sellepärast, et ütleme, sellel mängutasandil, kus me paistame olevat eraldi, on nii, et see sama konkreetne isik, see sama partner võib olla avatud olema selles samas reaalsuses sinuga ja võib-olla ta otsustab olla kuskil mujal, eks ole, siis seda kohta tuleb täitma keegi teine, mingil teisel kujul. Aga seda ei saa ka oodata, et aga homme, ma tahan teda homme, kus ta siis on? Et kui olla selles päriselt kohal, selle positsioonil, kus ma olen nii, et ma nüüd enam siit ei koli kuskil, ma ei käi kogu aeg edasi-tagasi ja lihtsalt olen vahete vahel siin, nagu inimesed ütlevad, 5 minutit afirmeerin ja olen ja siis ülejäänud päeva, mina ei tea, asjad ju peaksid ise toimuma, eks, aga ta läheb tegelikult tagasi sinna positsioonile, kus tal jälle ei ole seda lähedust, mida ta tahab näiteks. Siis ega see väline reaalsus, seal ei ole omaette tahet, ta lihtsalt on selle efekt, mille me sisemiselt oleme absoluutselt omaks võtnud ja kuhu me oleme jäänud püsima, kuni siis järgmise kolimiseni, aga üldiselt see kodupunkt on selline, et siit hakkavad kõik asjad loomulikult ennast avaldama. Mis ma veel tahtsin selle kohta öelda? No kuskile kadus ära, siis tuleb äkki pärast. No mulle hästi meeldib vaadata seda
et minust on ka väljapoole väga palju erinevaid versioone. Ma vaatasin, et kui minul on sõbrad, siis ma arvan, ega see ei ole oluline, nagu üks oli, ma mõtlesin, et aga nemad ju näevad neid, et nendel on ju mingid lood minust, et nemad näevad mind läbi oma filtri, et siis võib olla, et keegi räägib, et issand, Marge on nagu kõige südamlikum ja toredam inimene, keda ma olen kohanud. Ja järgmine ütleb, et täiesti kalk, ja sul ei ole mingit kontrolli sellele, selle midagi pistmist sinuga. Just täpselt, ja siis ma mõtlesingi, et jumal äge ja siis lõppkokkuvõttes see on ju väga vabastav. Jaa, ongi, see on tohutult vabastav ja siis on arvad, issand, aga täpselt sama on ju mu partneriga või lapsega, et nendel on ju ka täiesti oma nagu see, et elu läks nii palju. Ei tea, mida teised näevad. Ei teagi ja siis mõtlesin, et issand, ainult see loeb, kuidas mina näen ja see mingis hetkes oli nii tores, et kunagi ma istusin ka üks versioon minust selles, et issand, et et ma hästi oluline on, et ma olen nüüd tohutult hea ema. Hästi oluline on, et ma olen nüüd õige jutumärkides partner, et ma teen asju. Siis ma sain, et issand, kui see on ju lõputu kaevamine, et see on nagu mõnes mõttes see on ju, et nii võib teha, aga seal on nii palju seal on nii palju neid, kuidas ma ütlen, neid kihte, millega peab arvestama, millega peab tegema. Ja siis ma saan aru, et tegelikult mul puudub ju täielikult kontroll. Et see on see, minul oli mingi kontrollivajadus, ma sain aru, et tegelikult see on nii, et seda ei ole olemas. Et kontrolli kui sellist mul ei ole selle üle, et kuidas mu laps mind näeb või mis kogemuse ta saab sellest, kuidas mina käitun. Siis ma jõudsin kuidagi endasest sinna, et ma pean endaga olema, et minul on endaga tore, et mina olen endaga selles ja siis ma saan aru, et see reaalsus peegeldab, et kui ma olen ikkagi kuskil selles vasturääkivuses, siis küll nagunii see 3D mulle näitab seda. Ja siis, kui ma endas teen mingi muutuse, see muutub kergemaks, et kuidagi seletasin väljapoolt, ma ei saanud seda muuta ja siis ma hakkasin seestpoolt tegema, on ju. Nojah, kui nüüd mõelda, mis see päriselt toimub niimoodi nagu selle tasandilt, kus ta lihtne seda mehhanismi näha, siis kui sa ütled, et ma keskendusin või et sul oli see mõte, et keskendusid hea ema olemisele või õige partner, see kõlab natuke nagu mudel, on ju, sest et see ju ei välista, kui sa need mudelid hülgad, et sa oled hea ema. Ei, absoluutselt, aga seal oli jah see... Et see lugu on pigem nagu siis mingi joonis selle kohta, mis on väljast omaks võetud kollektiivselt tavaliselt, eks on kellegi teise oma, et milline ma peaksin olema. Ja siis inimesed otsivad sellele kinnitust, eks, väljast poolt, et võt, kui ma saan tagasiside, et ma olen hea ema, siis see on päriselt nii, siis ma võin, see on kogu aeg tegelikult nagu peeglisse vaatamine, kas peegel ütleb mulle, et ma olen naine. Ja kui ei näita, kui peeglit ei ole, siis ma olen täielikult kaoses, sest ma ei tea ilma selleta. Suurem osa inimesi ei tea üldse, kes nad on. Sellepärast, et nad ei ole teadlikud sellest mürast ja nendest tõekspidamistest, mis on neil automaatsed, kuni nad ei hakka seda uurima või kuni siis nad ise tegelikult eluna juhivad ennast selle avastamiseni, kuni lõpuks muutub talumatuks mingi olukord ja siis nad hakkavad sissepoole vaatama. Sest see süsteem on niimoodi seadistatud meie enda kui teadvuse poolt. Et me oleme siin ärkamas, mitte elamas automaatpiloodi peal elu lõpuni ja sellepärast praegu toimub ka see, mis toimub, kõigil silmad järjest avanevad. Ja okei, hea ema, õige partner, et need on mudelid, eks, mis ei välista, õige, mida see üldse tähendab? Jah, mis see võtsigi jutumärkides on mingisugune ühiskondlik ootus on või kuidagi. See ei tähenda mitte midagi. Ühe jaoks õige, teise jaoks õige, õiget ja valet kui sellist ei ole olemas ja ma tean, et see võib mõningaid inimesi häirida. Sest, et kuidas, millegi järgi ma siis navigeerin. Selle järgi, mis on tõde, nii nagu ja see muutuv, eks, et mis on praegu tõene, ehk siis mida mul on praegu tõene väljendada, see ei tähenda mitte oma vajaduste väljendamist, nagu tihti tõlgendatakse, et mul on vaja nüüd hakata suhtes kogu aeg rääkima, mida mul vaja on ja see teine inimene peab selle mulle andma, vaid et mul on endal vaja sellele tõele alistuda ja see ei ole mitte allaandmine, vaid vägagi enda võimsuse ja olemise omaks võtmine. Et ma ütlen sellele jah, nii nagu Trinity tegi absoluutselt teadmisena, sest kõik teine oleks endale valetamine, enda moonutamine. Ehk siis katse olla keegi teine, kes ma tegelikult ei ole. See on ka muutuses vist, et mõtlen ajas, aeg on muidugi järgmine tore asi, mida nagu vaadata, see on ju ka ilmselt, sa selles hetkes kogu aeg vaatad, et üks päev on nagu üks. Nojah, sa mõtled, et olevikus see on erinev, eks, see ei ole tegelikult hetk, aga jah, põhimõtteliselt. Et olemises, et ma ju inimese või nagu kogemusena olevikus, eks see muutub, transformeerub kogu aeg, mida sa ära tunned. Et see muutuse hirm on osadel olnud, et ma olen ise ilmselt ka, et kui kogu aeg midagi muutub, siis mingi hetk oli see, sa mõtled, nüüd on hästi, et nüüd ma olen, et jääks nii ja aga seda, et issand, kui ilus, aga võib-olla. Kas sa tead, mis see on nii, et inimesed kardavad muutust? Ja
ainult kuni ja kui kaua see ainult selliselt on ja millal see muutub? Kas tead? Sellepärast kardavad, et nad arvavad, et see tunne, sa ütlesid, et nüüd on hästi, eks, siis see näitab seda, et sa vaatasid neid väliseid tingimusi, nii-öelda väliseid tingimusi, oma elutingimusi, asjad on ju, mis praegu toimub, mis on, ja siis tundsid ennast hästi ja nüüd sa tegid selle järelduse, et see tunne tuli nendest asjade seisust. Ja siis parem oleks, kui need asjade seisud ei muutu, sest et ma saan ainult siis ennast hästi tunda, kui asjad on sellised. Aga siin on see illusioon, et see tunne tuleb nendest asjade seisudest. Ikkagi väljastpoolt, on ju. Aga see ei tule sealt. Pole kunagi tulnud. Lihtsalt inimesed on õppinud elama selles illusioonis ja siis nad leiavad sellel ka tõestust, sest nad on nii sügavalt selle illusiooni omaks võtnud ja peavad seda tõeks, et kui ma saan uue telefoni, siin oli enne just juttu, siis ma tunnen seda tunnet. Ja kuni mul seda uut telefoni ei ole, siis ma ei tunne seda tunnet. Ja siis loogiline meel, ratsionaalne meel ütleb, järelikult see emotsioon tuleb sealt telefoni seest. Eks, aga nüüd, kui me mängime korra sellist mänguline lähenemine on vägagi loomulik, tegelikult kogu aeg seksuaalsus on ka ju mänguline, siis on see nagu loomulik minu arust. Siis, kui me mängime sellist mängu korraks, et ütleme, et sa oled ära tundnud, et sa tahad uut telefoni, mingit täiesti hyper mingit asja ja sul ei ole seda füüsiliselt, sa oled veel tahtmise faasis. Ja nüüd sa saad telefonikõne, et sul on see uus telefon, keegi annab sulle teada, kuule, see on nüüd olemas sul, kohal. Kas sa tunned siis ennast hästi? Lihtsalt ilma asjadega vist natuke keeruline. Mängime korraks, et inimene, kes arvab, et tal tuleb telefonist see hea emotsioon. No ilmselt ta tunneb, eks ole. Aga ta füüsiliselt ei koge ju seda telefoni veel. Tal on lihtsalt teadmine. Seega see ei saa selle telefoni seest tulla, see emotsioon. See tuleb sellest, et ta on nüüd selles positsioonis, et tal on see telefon. Aga see tunne on tegelikult tema enda sees kogu aeg olnud. See on lihtsalt valik ja tingimusteta õnnetunne on see, et sa tead, et sul ei ole füüsiliselt vahet, mis toimub. Sest ma saan kogu aeg olla, mitte siis sellest teadmised, et mul on see ja teine ja kolmas, isegi see on nagu veel, see on juba võimsam kiht nii-öelda, aga selle all on see, et ega mu tunne ei ole kunagi tulnud nendest asjadest, ma olen neid kasutanud natuke nagu neid loasilte, et kui ma saan selle, siis ma ütlen endale, et nüüd ma võin ennast hästi tunda. Inimesed kasutavad näiteks ka mingisuguseid substantse ja asju selle jaoks, et ennast hästi tunda, mõistmata, et ja sellega ei ole midagi valesti, eks see on ka osa sellest äratundmisest, et üldse selline tunne on võimalik. Aga samamoodi, kui ta teab ja mäletab, et see tunne tuli tema enda seest ja nüüd, kui ta võtab selle substantsi ära, siis ta on absoluutselt võimeline seda ikka kogema. Jaa, seda sama tunnet, et siis tahad olla nagu tsoonis kuskil, eks tantsida, siis arvad, et on vaja selleks alkoholi kasutada. Ei ole, kui sa teadvustad, et see pole kunagi tulnud alkoholist, vaid sellest või millestki muust, eks. Näida lihtsalt. Aga nii kaua, kui jääd uskuma, et see tuleb välisest asjast ja seda üldse küsimuse alla ei sea ja ei testi seda, ei uuri seda ja ei katseta sellega, siis ta ei saa isiklikku kogemust sellest, et see tegelikult mina olen selle asja allikas, selle tunde allikas ja pärast avastab ta, et ta on ise ka nende asjade allikas. Ja siis ma sain ka aru, et tegelikult on ka, et see on ka osa mängu ilust või et see on õige, et aeg-ajalt tekib see tunne, et ma ei tea, et partner ei käitu nii, nagu ma tahan, et nüüd mul on halb tunne, et saada nagu aru, et tegelikkuses ei saa olla ju välisest, ma ei tea, triggerist minu tunne, kuidas ma ütlen siis, sõltuvuses on ju. Jaa, ainult läbi nende äratundmist saabki see iseenda sügavam tundmine ja mäletamine toimuda, sest muidu me ei tekkis küsimust, et see on jälle siin, et kaua siis ja miks see jälle kordub, eks, et ma tein ju kõik õigesti, inimesed, mina ise jõudsin küll just täpselt läbi sellise nagu peaga vastu seina jooksmise selleni, et see ei ole loogiline. Ma olen katsetanud kõike ja miski ei muutu, eriti teatud eluvaldkondades. Ja siis mul lihtsalt ei tundunud see enam nagu ühtegi pidi, minu loogikale vastu, et see on kuskil mingi error, midagi on selle asjaga nagu paigast ära ja siis ma hakkasin uurima, mis see on ja siis ma vastasingi selle, mida ma praegu näen ja tean.
ja tean absoluutse veendumusega, ehk mitte mõeldes sellest, et kui nüüd tagasi kerime, sa ütlesid just midagi, millest mul tuli veel mingi mõte. Et kui juhtub see, et sa tunned midagi negatiivset, eks selle peale, et partner ei tee nüüd täpselt nii sellist, teist või kolmandat. No siin on nüüd 2 poolt, et üks on see, et sa tunned läbi selle saad esimese äratundmise võib-olla, et okei, tegelikult mul ei oleks vaja olla sõltuv partneri tegemistest, sellepärast, et see on lõputu üles-alla ralli, eks, põhimõtteliselt nagu ei oma mitte mingit võimsust ega enesevalitsust, sisemist enese teadlikkust, vaid et nagu lükata-tõmmata ja siis sa saad võib-olla ka märkamise, et ainult lugu, mis annab tähenduse partneri käitumisele seoses sinuga, mis teeb selle isiklikuks, ainult see ongi selle emotsiooni allikas. Kui seda lugu ei ole, näiteks kujutad ette, et see ei juhtu mitte sinuga, seda isiklikuks tegemise lugu, vaid et see juhtub mingi naisega kuskil teisel pool maakera. Kas sul on vahet? Ei ole. Okay. See tuleb alati väga kohe, inimesed kohe, kes ei valmistu vaidlema, eks ole, nendega ei ole mõtet selles mõttes arutleda, sest nad on lihtsalt ei tahagi näha parasjagu, aga kohe inimeste käest küsides alati tuleb ei ole. Ja see on nii vabastav märgata, et ainult see lugu, mis teeb selle isiklikuks minu jaoks, on tegelikult emotsiooni allikas, mitte see käitumine. Sest kui see käitumine oleks allikas, siis ükskõik, kes seda teeb, kus sa igal juhul oleksid käivitunud. See on nagu esimene pool, sa saad aru, et tegelikult see ei tulnud sellest käitumisest, vaid selle, mis tähenduse ma sellele annan ja see tähendus ei pea olema seal, see on pandud sinna nagu meelevaldselt, eks, et automaatselt võib olla, aga selle saab eemaldada sealt. Ja enamasti, kui sa näed seda lugu täpselt, see muutub nii absurdseks, et see ei kehti enam. Et tavaliselt kuni see püsib sellise udusena, et ma olen nii häiritud, kui sa küsid, miks see mind nii kohutavalt häirib. Ja siis sellepärast, eks, ja siis tuleb see lugu ja siis vaatad, mida, et ma usun midagi sellist enda kohta või et see ei ole ju tegelikult üldse tõsi. Et see on nii absurdne, et tavaliselt hakkavad inimesed naerma ja kui ei ole seda vabanemist, siis on seal all mingi sügavam lugu. Et mõnikord, eks nad püsivad nagu pinna peal ja siis on vaja veel nagu sügavamale minna. Et seda absurdset lugu näha, et see kehtivuse kaotaks, aga seal on ka teine pool, et see aitab ka meil mõista, ütleme, et keegi avastab järsku, et ta on vägivaldses suhtes. Täiesti sageli toimub asi, eks nüüd räägitakse sellest palju enam kui varem. Ja nüüd, kui sa avastad, et see käitumine ei ole su jaoks okei, siis mõte ei ole mitte, et minu emotsioon tuleb sellest käitumisest ja ma nüüd teen rahu sellega ja siis see on ala muutun neutraalseks selle suhtes, et ma otsustan, et see võibki olla mu elu osa. Need on 2 väga erinevat asja. Kõigepealt sa saad jõuda neutraalsuseni selles mõttes, et sa enam ei arva, et see tähendab midagi sinu kohta, kui partner on vägivaldne. Ja seda esineb ühte ja teistpidi ja kõike pidi, eks ole, et siin ei ole ainult naine meest naistega. Vaid, et sa näed, et tegelikult tuleb see ju sellest, mis tõekspidamise sa enda sees kuskil oled väga peidetud kujul omaks võtnud, et sa andsid endale selle kogemuse ja loomulikult see teine pool on ka seal, tema väljendab enda omaks võetud programme, mis lihtsalt siis põhimõtteliselt inimesed vajutavad üksteise punaseid nuppe, selline lõputu ralli käib selleks, kus ei ole lõõgastusele väga suurt ruumi, ise seda teadmata. Ja nüüd, kui sa oled jõudnud läbi selle neutraalsuseni mõistnud, et see ei määratle sind, et see ei tähenda sinu kohta midagi. Jah, see oli su kogemus, aga see ei tähenda, et su kogemus ei võiks sellest päevast edasi olla teistsugune. Siis sellest rahus olekust ja neutraalsusest saad sa absoluutselt valida teise positsiooni, et mismoodi sa tahad ennast suhtes tunda. Ja see muutus, reaalsus hakkab sinu ümber korralduma, kui sa oled selle positsioonil, mismoodi sina tahad ennast suhtes tunda. Mitte, et sa hakkad kirjeldama partnerit, tema iseloomu omadusi, kuidas ta käitub, sest see on väljapoole suunatud olemine. Ja kui sa oled päriselt selle positsioonil samasuguse veendumusega, mitte nagu mõeldes sellest, vaid teades absoluutselt, et see on tõene, et sa oled naine näiteks, ja nüüd sa oled selle positsioonil niimoodi, siis see inimene kas väga õrnalt lahkub su elust või ta muutub.
me sõbranna teema aega, et nalja, et kui kellelgi on mingi asi, siis kas muutub mees või muutub mees, on ju. Et kas seesama mees muutub või ja, tuleb teine mees, ja just, kui sa endas mingi asja ära integreerid, on ju. ja, no, väga lahe lause. Et jaa, ma olen ka märganud, et ma ei tea, kuidas mul tuli lihtsalt kuskilt praegu, et on, ma ei tea, kas sa oled minuga nõus, et on mingid 3 põhilist triggerit, mis meil, kui inimesed möllavad, on tervis, suhted ja raha ja nendel on kuidagi hästi selline tugev, mulle tundub, või vähemalt siis minu jaoks on üks nendest olnud alati selline, et ma märkan, et kui keegi milleski on, ütlen, et see enamasti, kas keegi jääb, ma ei tea, et hakkaks ärkamine, kas jääb tööst ilma, tekib mingi täielik majanduslik kokkukukkumine, kellegi lõpeb suhe ära, et see on alati mingi pika suhte lõpud, et need on ju ka ägedad sellised kingitused, et näha neid ka kui mitte sellist õudust, vaid kui midagi, mis tegelikult ongi, no kõigil on oma koht, vaata, et siis ja absoluutselt, ma olen ka näinud, et need 3 põhilist teemat või valdkonda elus on need kuidas inimesed nagu asju, et neil oleks lihtsam seda infot protsessida või kuidagi suhestuda sellega, eks ole, iseendaga, siis läbi nende 3 teema tavaliselt. Ma ei tea, kas need triggerid kõik on, aga need võib jagada, jah, 3 teemat, eks ole, üldse, kuidas inimesed tajuvad oma elu ja muidugi võib neid väiksemateks teemadeks veel jagada, aga põhimõtteliselt muidugi need, et kõik saab nagu lahterdada natuke nendesse asjadesse, et meil oleks lihtsam rääkida, lihtsalt tõlkida on ju seda, mis toimub võnke tasandil sõnadena ka. Sõnadesse, aga sa ütlesid, et hakkab toimuma mingi kaos või mingisugune asjad, näiteks kui keegi hakkab ärkama, et siis tal hakkavad juhtuma midagi. Lugu on, et vaata, et nii nagu sa vist korra mainisid, et lihtsalt, kui kõik on nagu justkui mõnus, ei tekigi ju vajadust midagi muuta, on ju, ja et kui on tegelikkus, et sa oled, kuidas ma ütlen, ma ei tea. Aga me ei pea muutma vajadusest. Muutus saab toimuda äratundmisest. Ja, seda ka. See mudel ka, ma arvan, et see on nüüd aegumas praegustel aegadel juba väga kiiresti, et midagi peab olema nagu kriisis selleks, et ma muutuksin. Mida suurem teadlikkus inimestel on, seda vähem nad vajavad seda tõuget, ilma milleta nad ei liiguks. Ja sul tekib lihtsalt sügavam äratundmine. See asi on nüüd lõppenud, see on nagu täitunud ring on täis ja sa saad liikuda edasi ilma igasuguse kriisita. Näiteks ma olen enda ettevõttes, sinuga just enne rääkisime siin, esimene kokkupuude oli kunagi väga ammu, eks, võib-olla siis, kui ma alustasin või umbes siis selle asjaga, siis ma olen teinud neid nihkeid ja konkreetseid teisele positsioonile liikumisi väga mitu korda niimoodi, et mul on 0 teadmist selles osas, mida ma järgmiseks teen. Kuni selleni välja, et võib-olla ma üldse selle teemaga enam ei tegele. Ja mul ei ole seal mingit kriisi olnud. Lihtsalt see on selline teadmine, et see ei ole enam tõene. Mitte, et see asi, see tekst või see jutt või see, mida ma olen edasi andnud, ei kehtiks. Vaid, et minul ei ole sellega enam midagi teha. Mul ei ole vaja seda enam väljendada läbi minu, see on mingi teine koht, eks, ta jääb sinna alles, inimesed saavad seda kasutada. Aga mul on vaja midagi muud nüüd, mul endal on mingi sügavam, mingi teistsugune äratundmine ja seal ei pea olema alati kriisi. Et see eeldus ka, see on ka nagu mingi mudel, eks, et nagu valem, mida inimesed siis omaks võtavad, et peab juhtuma midagi ja siis alles ma liigun. See saab olla niimoodi, et kriisi ei ole. Aga kui need nii-öelda kriisid või mingid ümberkorraldused ja kaosed asjade kiired muutumised, asjaolude kiired muutumised on see tegelikult lihtsalt, see ei ole üldse kaos, aga inimesed ütlevad, et on kaos, sest me oleme harjunud nii mõtlema. Kui see toimub, siis see ei ole ainult nii-öelda nagu õpetamiseks, sealt ei pea tingimata midagi õppima alati. Kui seda näha ka lihtsalt, et reaalsus korraldub väga kiiresti ümber, siis näiteks see raha, mis on loodud teistsugusest olekust, on väga loomulik, kui see lahkub su reaalsusest, sellepärast, et see läheb vastavalt su olekule, kui sa lähed paanikasse, kokkutõmbumisse, hakkad kinni hoidma, tavaliselt midagi head sellele ei järgne, selles mõttes, et ei juhtu see, mida sa arvad, et mitmekordistumine vastupidi, asjad lähevad kinni siis, eks ole, sest sa hakkad ise kinni hoidma sellest, et püsiks kõik samana, vähemalt seegi oleks mul alles. Ja kui sa lased sellel toimuda, teades, mis toimub, siis see läheb nii-öelda nähtamatusse plaani ja nüüd sõltuvalt sinu positsioonist, see võib minna mitmekordistusse või samas kogusest uuesti tulla. Aga see on loodud teistsugusest või avaldunud teistsugusest võnkest, puhtamast võnkest.
kus on vähem müra, eks teistsugusest sinust tegelikult, see vastab sinu teisele versioonile, kui see nüüd see raha või suhe või terviseseis ilmub siia. Ja sellepärast igasugused füüsilised sümptomid on ka inimestele väga sageli no täiesti tavaline, ma ei ütle, et see juhtub kõigil, aga ma kuulen seda uuesti ja uuesti, kui nad on mingisse, just nimelt mingisse tasulisse ruumi tulnud, sest see on teistsugune otsus, kui inimene otsustab pühenduda niimoodi, et ta annab midagi välja, mida ta tegelikult läheb ju mitmekordistesse nagunii, vahet ei ole, kas ta teab seda või ei, siis et nad jäävad haigeks. Ja see võib välja näha kui viirus või siis nad otsivad mingit loogilist seletust, et ma olingi nii väsinud või midagi laadset, aga tegelikult toimub väga kiire ka keemiliste elementide kehas ümberkorraldus, sest et ta ei saa jääda temaks samaks endaks, kui ta siia ruumi siseneb. Ja kui selle lasta toimuda, siis mida nad tavaliselt ka teevad, siis saab see, mida ta tegelikult tahab, ehk ta tahab ju kogeda muutust. See saab toimuda palju väiksema aja sees, nii nagu me aega kogeme, nii, et tal endal on palju vähem vaja teha, loomulikult. Kõlab ju väga hästi. Jah, kõlab, jah. Aga tavaliselt, ma ei taha, et ma tahan, et mida inimesed tavaliselt esimesena märkavad, paljudel, mitte kõigil, on see impulss, et ma tahan, et asjad muutuksid, aga nii, nagu mina tahan, et nad muutuksid. No seda ei toimu, selles mõttes, et see on põhimõtteliselt kõige aeglasem viis lasta asjadel muutuda. Viisil, kuidas mina tahan, et nad muutuks, sest see mina on see inimavatar, see eraldatud ego, kui mul on idee, kuidas asjad muutuvad, siis see on kõige väiksem ja kitsam viis, kuidas üldse asjad võiksid muutuda. Milleks sellest kinni hoida? Jah, see on jälle see teadmine või sisemine usaldus, on ju, mille järgi saab siis. Jah, või siis mitte isegi usaldus, vaid usaldamine jälle vale sõna. Me jõudsime nagu sinna, kus sest pole tore, et kui ring hakkab täis saama, siis me jõuame lõpuga nagu algusesse välja. Et okei, võtame veel korra nagu seksuaalsuse juttu siia, see sobiks nii hästi. Et ütleme, kui inimene on siis seksuaalaktis, armatseb, jah. Ja kuidas iganes keegi tahab seda nimetada, vahet ei ole, siis kas ta usaldab sel ajal, kui ta päriselt on mõtlemiseta? Ei, ma arvan, et ei usaldamisega ei tegele. See on nagu nii naljakas mõelda. No mõned kindlasti on, eks, ja inimesed on ju eri punktides oma elu jooksul või on olnud, et et ma püüan usaldada või et mida rohkem ma usaldan, et kõik on hästi või et ma olen selline nagu vaja või nagu mõned mõtlevad, eks ole, et nad täidavad mingit rolli seal, nad ise alguses võib-olla ei märkagi, et nad seda teevad, ühel hetkel hakkavad märkama, siis see tundub imelik, sest nad enam ei ole sellega üks. Sa saad millestki teadlik olla ainult siis, kui sa enam ei samastu sellega, muidu sa oled nagu pime selle suhtes, sest sa oled nii üks sellega. Ja siis tekib see, et kuule, see ei ole loomulik, okei, et ma nüüd mõtlen, et mingit rolli, et kas ma ikka teen õigesti asju ja mida tema minust mõtleb ja kas mida mina temast mõtlen ja kas me ikka oleme nii või oleme naa või kuidas parem oleks või mis iganes. Okei, see kaob ära. Nüüd, kui ta jõuab sinna, et ma usaldan, siis ühel hetkel tuleb ka see hetk, et see muutub naljakaks. Sellepärast, et kui sa oled põhimõtteliselt seksides sama lõõgastunud, kui sa oled iseendaga, siis on see ju ülisügav, sest et ei ole mitte mingisuguseid kihte ja hinnanguid vahepeal ja mõtlemine on üldse väljas sellest protsessist. Asjad lihtsalt juhtuvad ja siis on täpselt see, kui kõik inimesed on seda mingil hetkel, ma usun, kogenud või siis saavad kogema, kus ei ole kahte inimest. Jaa. Ei, seda ma olen ka kogenud seda, et see on tore, aga mul väga hästi sa mulle peegeldasid, et mina olen ikka mingi usalduse lugu. Ma praegu nägin kogu selle podcasti, mis ma endale kaasa võtan, on see usalduse loo rääkimine, vaata, et see tegelikult on hästi ilus vahe on see, kas sa usaldad või sa tead. Ja isegi see teadmine, mingis mõttes nii palju, kui me sõnad eemaldame, vaata, mis siis juhtub. Jah, see olen alati seda meelt vist olnud ka, et kuidagi, et kui sa hakkad midagi kirjeldama, siis sa juba tegelikult ta moonutad seda teatud mõttes, mis ei ole negatiivne, aga me teeme seda. See on selle asja lahti tõlkimine. Et mul on mõned kogemised, mida ma mõtlengi, sest mul ei ole isegi mõtet seda kirjeldada, sest kirjeldades see juba nagu nagu riikuks seda natuke, eks? Ta muutub juba, nagu kuidagi muutub, ma näen. Ja, ta ei ole enam see. Vorm või mida läheb väiksemaks, on ju. Ja olemine on kõige puhtam sõna minu kogemuse põhjal ja tunnetuse põhjal, nii nagu ma seda näen, et siin ei ole vaja midagi juurde lisada.
ongi äkki ilus koht, kus nüüd ära lõpetada. jah, küll. Aitäh sulle! Aitäh sulle, Marge!